Tere, kallid sõbrad! Juba jupp aega on mul meeltes mõlkunud üks tore lugu. Ja kui sa nüüd viitsid kuulata, siis see lugu on järgmine. Kuskil ajatuse ja ajasillal leidis aset selline lugu. Ühel kenal päeval sellises väikeses toredas riigis nagu Eesti Vabariik toimus riigipööre. No riigipööre toimumiseks on alati aeg sobiv, kui see õnnestub. Aga kuna sellele aitas kaasa üks suur ja vägev riik, kelle siinkohal jätame nimetamata, siis see suur ja vägev riik, kellest räägitakse alles takkajärgi, aitas sellele tõhusalt kaasa ja riigipööre õnnestus. Eks ta oli natukene verine, paarsada inimest sai surma nagu ikka igasuguste pöörete juures, aga imekiiresti oli selles väikeses Eesti Vabariigis uus valitsus ja uued meeled ja uued ideed. Uus valitsus oli õigupoolest väga rahvuslikult häälestatud. Ja kui natukene vaadati ringi, mis selles väikses riigis siis toimub, siis avastati ennäe lugu. Riigi kahel saarel, vastavalt siis Saaremaal ja Hiiumaal, elab siukene kummaline hõim, kes jäärapäiselt räägivad oma murret. Noh, eks sa oled seda ju kuulnud. Nii Saaremaal kui Hiiumaal. Ja kui nüüd uus kord oli jõustunud, ilmnes seda, et saarlastele ja hiidlastele see mitte teps ei meeldinud. Sest üks esimestest uue luua ehk uue valitsuse seadustest oli see, et kõik peavad riigis rääkima korralikku mandri eesti keelt. Ei mingisugust sellist, et pörsast pöönab pöösas. Sellised asjad olgu nüüd lõpetatud. Saarlased puiklesid muidugi sellele vastu. Hiidlased toetasid neid samamoodi, sest ka neil oli niuke murre, mis ikka päris mandri murre polnud. Moodustati komisjon, kus kohta ükshaaval kutsuti kõik saarlased ja kontrolliti järgi. Iga saarlane pidi korralikult ütlema selle võlusõna. Pöörsas pöönab pöösas. Ja kellel see välja ei tulnud, need saadeti koju ümber õppele. Natukese aja pärast tuli jälle komisjon kokku ja saarlased ükshaaval kõik tulid ja esitasid, kas nad saavad selle lausega hakkama. No said küll. Aga mis ilmnes? Saarlased läksid seepeale koju ja panid ikka oma pöörsast pöönab pöösas edasi. Aga eks saarlaste hulgas oli ju ka neid vaeraandjaid. Ja need andsid mandrimeestele teada, et tegelikult räägivad nad täpselt samamoodi edasi. Aga komisjoni ees tegid lihtsalt niisugust nägu, et nemad nüüd räägivad korralikus mandrikeeles. No sellist isekust ei võinud ikka üks korralik, tubli, rahvuslik valitsus välja kannatada ja saarlastele ja hiidlastele anti viimane hoiatus. Kas võtate ennast kokku ja lõpetate selle kahtlase murde kasutamise kõiges ja kõikjal. Ja õpetate ka oma lapsed ümber ja sellega olgu nüüd lõpp. Saarlased lubasivad muidugi suutsilmad kõik täis, tegelikult ei teinud mitte midagi. Ja siis imekiiresti saigi valitsusel mõõt täis ja toodi suurtükid Kuivastu sadamasse
ja anti paar hoiatuspauku Kuressaare suunas. Saarlasi see eriti ei heidutanud, itsitasid teised vastu, et no mis meil siin, kes me siin kadakate vahel oleme kasvanud ja visad ja ellujääjad nagu me oleme. Ei meid see kotti, me hullemaidki kevade, sügis ja talvetorme näinud, mis need paar pauku meile nüüd teevad. Seepeale pandi veel paar korralikku suurtüki pauku Kuressaare suunas ja oligi häda käes. Üks mürsk kukkus Kuressaare lossi hoovi ja seal oli mitme Saaremaa kooli ekskursiooni, lapsed kõik seal koos ja sai kohe koha peal 50 last sai otsa. Õigupoolest sest 50 lapsest moodustus umbes 120 lapse jagu käsi jalgu ja sellega lõppes. Et kole lugu iseenesest. Kummaline oli see, et see meedia seda ei edastanud, sest nüüd oli tegelikult juba kuum sõda lahti Eestimaa peal, aga maailma meedia sellele ei reageerinud, sest mäletad, sõber, riigipööre Tallinnas sai aset leida tänu sellele suurele riigile, kelle kontrolli all on kõik maailma meedia. Ja niimoodi kestis see 8 aastat, samasuguse osa ja samad vitsad said kätte ka hiidlased, võib-olla mitte nii palju kui saarlased, aga täie määraga. Ja 8 aastat käis see vennatapusõda Saaremaa ja Hiiumaa peal. Viimases hädas tuli saarlastele meelde, et nad ju enne muistsest aast Rootsi kuningriigi vasallid olnud. Pandi pead kokku ja kirjutati palvekiri Rootsi kuningale. Pai Gustav, hea Gustav, aita meid, meil on häda käes. Need mandrieestlased notivad meid siin nagu lambukesi. Aita meid. Neid palvekirju läks jutt Rootsi poole teele. Rootsi nii palju reageeris, et andis Saaremaa ja Hiiumaa miilitsa rühmadele, mis oli saarlastest ja Hiiumaa meestest moodustatud, andis selle ladudest niisugust vana rauda, et millega ikka nendele mandri sõdalastele vastu seista. Ei olnud sellestki ühte abi. Lõpuks olid mõlemad saared päris auklikuks pommitatud, aga saarsed alla ei andnud. Ja siis jõudis see päev kätte, kui Rootsi kuningas mõtles, aga miks ka mitte? Me ei ole ju NATO liikmed, lähme saarlastele ja hiidlastele appi. Sissejuhatuseks, et oleks ikka põhjust minna, tunnustas Rootsi kuningriik Saaremaa ise hakanud vabariiki ja Hiiumaa ise hakanud vabariiki. Et nüüd olid nii-öelda paprid korras, nüüd võib sõjaväega neile appi minna. Ja niimoodi see leidiski aset. Selleks ajaks olid asjad läinud juba päris teravaks ja nii nagu Rootsi kuningriik sellele 2 väikesele ise hakanud vabariigile appi tuli, nii sekkusid muidugi lätlased, leedukad, soomlased, taanlased, norrakad. Need kukkusid kampas kõik Mandri-Eesti sõjaväele relvi saatma ja niimoodi käib see tänase päevani. See lugu, see fantaasialugu, mis võib-olla polegi nii väga fantaasia, sest selle loo sain ma
ajalikkuse ja ajatuse sillalt.